Kati ja Martin Enni hoole all on praegu 25 päästetud küülikut, paljusid hoolega ravitud. Osale neist on ehitatud suured majad, mille pererahvas ööseks sulgeb, kuid päeval saavad hoolealused luugikese kaudu vabalt õueruumi minna. Õues olles nad saavad siis kaevata, närida, joosta, et selles mõttes teha kõike seda, mida nad ikkagi looduslikult teevad. Me püüame neid ka niimoodi järgemööda pidi ka täiesti vabalt jooksma lasta ja nad ei lähe ka kuigi kaugele. Et üldiselt nad ikkagi jäävad meil siin kodu lähedale, oma siis nagu maja pesa lähedale. Sest puuris ei tohi küülikuid üldse pidada nagu sageli tavaks. See toob neile nii füüsilisi kui ka vaimseid vaevusi. Nad vajavad suurt territooriumi. Looduses küülikute ala on kuni 5 kilomeetrit liikumisala, et puuridesse panna on minu meelest täiesti nagu jõhker. Parim on küülikuid pidada paari kaupa. Kõigepealt tehakse neile soo neutraliseerimise operatsioon ja enamasti sobivad siis kõige paremini kokku emane ja isane, aga võimalikud on ka teised variandid. Paari polegi lihtne sobitada, sest nad võivad omavahel ka päris riiakad olla. Kes tuli? Tšau! Orange muffin ja Pets sobivad väga hästi kokku. Pets leiti Tallinnast. Ta oli Tallinnas kortermajade ees, ta oli autode all mitu päeva. Pererahva lemmikloomapidamine algas 2 enda küülikuga. Vähehaaval lisandus abivajajaid ja kui nad 8. kodu poole sõitsid, tuli mõte rajada küülikute varjupaik. Näiteks seda halli küülikut märgati paari kuusena metsa jäetult. Peale vaadates on ikkagi kohe näha, et ta ei ole jänes, et on ikkagi nagu koduküülik, et tõenäoliselt kellegi poolt sinna nagu metsa ei jäetud, et äkki saab hakkama, aga nagu koduküülikut ei kipu ikkagi metsas ise hakkama saama. Küülik ja jänes on pealt näha ühesugused, kuid tegelikult erinevad liigid. Küülik elab küll meil ka kodus, aga vabas looduses Lääne- ja Kesk-Euroopas ja mujal soojemas kliimas. Küülikupojad on sündides karvutud, pimedad ja abitud ja ema paigutab nad urgu ning mitu nädalat ei saa nad pesast välja. Jänes elab aga metsades, ei tea urust ega paljastest poegadest midagi, pojad sünnivad mõnes varjulises maalohus ja on võimelised üsna kohe pärast ilmale tulekut ringi silkama. Mitu küülikut elab kuuri all, üks neist nii-öelda Duracell'i jänes Delfina. Tema päästeti ära ka kuskilt lihafarmist, siis ta oli vist enne meieni jõudmist, kas ta oli kokku 2 või 3 nagu nii-öelda siis hoiukodus, kus temaga siis hakkama ei saadud ilmselgelt siis tema selle energilise iseloomu pärast. Aga see pole veel sugugi kõik. Pooled elavad ka pererahvaga elumajas. See arglik on Sass. Ta pole lihtsalt Sass, ta on Aleksander Suur. See on aga Roosi, kelle koju toomisel 3 aastat tagasi Kati ja Martin leidsid, et tuleb MTÜ luua. Kui me Roosi saime, siis tema kõht oli nagu korvpall punnis. Ainsad asjad, mis tal söögiks sinna pandud olid, oli kapsas porgand. Ei olnud tal heina, ei olnud tal seal tegelikult vett. Ja tal olid meeletud gaasid, ta oli ju päevi valudes meil siin ja nüüd ta hüppab siin meil diivani peale igale poole, et olenemata sellest, et ta on juba üle 6 aasta vana tüdruk meil. Ka teisel korrusel on mitu küülikut. Väga hästi läbisaav paar on suurt kasvu tüdruk ja väike poiss. Suur neiu Leida on ära toodud Rakvere paljundaja juurest. Leida on nüüd viimane, kes meil elus veel on, et teistel 3 olid siin emaka kasvajad olid neil ja neil oli päris palju terviseprobleeme, et liigese muundumised ja asjad, mis neil olid seal puuris pidamisest ja et see paljundamine on siuke päris kohutav, mis seal taga toimub, tihtilugu on košmaar. 3 aasta jooksul on siit uude koju läinud 11 küülikut. Kui kergelt nad kodu leiavad? Tegelikult väga kergelt ei leia. Või meie eesmärk selles mõttes ikkagi on see, et me leiaksime neile head kodud. Ma ootan ikkagi inimeselt selles mõttes seda, et ta teaks, mis loomaga on tegu. Kindlasti ei ole nad lastele sobilikud, nad ei ole nagu lihtsad loomad, kelle eest hoolitseda ja väga oluline ikkagi on see, et see inimene, kes nagu pöördub meie poole, et on teinud selles mõttes vähemalt eeltööd. Kati ja Martin võtaks enda hoole alla rohkemgi küülikuid, kuid 1 looma aastane toiduvaru ja veterinaarabi maksab ligikaudu 1000 eurot ja nende MTÜ toimib annetuste najal.